kevadel, kui me Olav Ehalaga hakkasime kirjutama Keila suureks sünnipäevaks laulu, käisin ma päris palju internetis vaatamas Keila kohta materjale, kuigi ma siin olen palju käinud ja olnud ja samal ajal sai ka rohkem Keilas ringi käidud kui muidu. Lihtsalt, et nagu vaimu peale saada ja ausalt öeldes see vaim tuli küll peale, sellepärast, et see rida, mis on esimeses salmis ja mis sai pealkirjaks kaunim kui kunagi varem, et see on tõepoolest südamest tulnud ja see on, ma arvan, et nii ei arva mitte ainult meie selle laulu tegijad, vaid ka Keila oma rahvas ja külalised, sest tõepoolest nii ilus ei ole minu meelest Keila kunagi varem olnud. Ja mitte ainult seda, et linn ja ütleme linnavalitsus ja kunstnik kindlasti on kõvasti tööd teinud, aga paistab, et kohalik rahvas ise peab seda nii oluliseks ja armastab oma seda kanti nii väga ja on ka koht, mida armastada. Mina ise ei ole Keilas elanud, aga külas olen käinud küll, minu esimese klassi pinginaaber kolis oma vanematega Keilasse ja siis nii suvel kui talvel sai tema pool külas käidud ja imetletud seda Keila jaama ja siis käidud ka ühes supluskohas Keila jões, mida kutsuti tollal punaseks vähiks, ma ei tea, kas ta enam on alles, aga seal oli igatahes lapsi ja ka noori maa ja ilm. Oli niisugune, muidugi palju väiksem oli Keila tollal, aga üsnagi lapsesõbralik linn tolle aja kohta minu meelest. Ja samal ajal olen ma Keila rajoonis elanikuna, olen ma käinud siin hästi palju. Nii pioneeride kokkutulekud olid Keila rajooni omad tihti ja siis ka isetegevusülevaatused. Oma ainsad pokaal tunnustused olen ma pälvinud Keila kultuurimajas 7. klassis isetegevusülevaatusel Korea rahvalaulu Ööbik lauldes. See oli muidugi ammu ilma, aga siiani on mul meeles, kui suur ja uhke paistis see sammastega kultuurimaja tollal. Ja ka kui ma olin juba niisugune kirjalaps, siis mu esimesed luuletused, mis ilmusid Tähekeses tollal ei olnud Pioneeris, Sädemes ja ka Keila rajooni ajalehes Kollektiivne töö, nende luuletuste alla nime juurde kirjutati Keila rajooni Ruila 7-klassilise ja hiljem 8-klassilise kooli õpilane. Nii et Keila rajoon oli tähtis koht. Ja kui ma sain 16-aastaseks, siis tulime isaga Keilasse passi vormistama. Isal oli vana BMW, sama sünniaastaga, mis mina 1947 ja põhiliselt tegeles selle sõidu asemel rohkem parandamisega, aga kohale me jõudsime läbi suure äikese, ma mäletan, üleni tilkuvana sai mindud sinna, kas oli vist mingi täitevkomitee ruumidesse ja need oma esimesed passipildid hobusesabaga tüdrukust sai kohale viidud ja pass sai sealt kätte saadud. Ja iga kord, kui me isaga Keilasse tulime, siis alati tõi ta mind siia Keila kiriku juurde surnuaiale ja ütles, et jäta see koht meelde endale. Sellepärast, et siia on meie lähemad esivanemad maetud. Tõepoolest see rist, mida ta mulle näitas ja mida mina hiljem oma lastele näitasin, oli maakivist tahutud suur ratasrist, mille peale oli kirjutatud Seia saab Maedut, Harku mõisa Kärner, Jürri Tunkel. Nähtavasti siis see vanaisa isa, vaarisa
laskis selle risti varakult teha oma eluajal, miks ta muidu saab maetud ja tema naine Leno. Ja see oli väga suur ja uhke. Muidugi ma vaatasin neid kirikuõpetajate ja sakste riste, mis olid uhkemad ja peenemast materjalist, aga mida suuremaks sain, seda rohkem ma sain aru, kui palju on väärt just see ehtne maakivist rist, niisugune ratasrist. Ja sain oma lastele ka seda näidatud. Ma ei mäleta seda teksti täpselt peast ja kahjuks sel korral, kui me juba tulime, siis kui tüdrukud olid juba suuremad, oleksid ise võinud seda meelde jätta täpselt, siis enam seda ei olnud. See oli nii kummaline, et sellel laulurevolutsiooni järel ülemineku ajal käis üle Keila kirikuaia, käis siis niisugune hävitamis, ma ei tea, pande või kes see oli, kes sellest rõõmu said, sealt ei olnud isegi võtta mingit metalli, aga lihtsalt lõhkumise rõõm. Ja kui ma nüüd hiljuti lugesin kunagise Keila pastori Aado Köögertali mälestusi, kes on minu kursusekaaslase Anu Saluääre vanaisa, need mälestused, päevaraamat on väga väärt asi. Selles on kirjas aastate kaupa iga päev, mis siin toimus Keila kiriku juures. Ja siis ma sain teada, et vähemalt 44 aastatel 1944-1945 käis siit ikka väga suur marotöörlus üle. Ei hoolitud siin ei usukommetest ega kariloomadest ega hoonetest. Kõik, mis vaja, võeti ära ja mida ei olnud vaja, see lõhuti ära. Nii et nähtavasti oli siis ka see 90. aastate alguse hullus sarnane sellele marotöörlusele. Aga vaatamata sellele, et seda kivi enam ei ole, kuskil siin on siis minu vaarisa ja vaarema luud ja kuskil siin on siis meie niisugune suguvõsa pidepunkt. Olen nüüd saanud natuke arhiive uurida ja saanudki teada, et tegelikult isapoolne suguvõsa ongi Keila kihelkonna rahvas põhiliselt olnud. Esimesed teated on kellestki Lepiku Siimust, kes sündis 1720 Lepiku talus ja hiljem oldi siis Kadarpiku talus, seesama vaarisa sündis juba Kadarpiku talus. See oli aeg, kui hakati eestlastele perekonnanimesid andma. Enne seda oli ainult talu nimi. Nii et seesama Jüri, kellest sai Harku mõisa Kärner, tema uhkuseks, tema siis oli juba perekonnanimega Tunkel, hiljem 30. järgmise sajandi 30. aastatel tuli juba eestistamine ja see Tunkel muutus Tunglaks. Nii et kogu see minu suguvõsa niisugune teadlik minevik oli kuskil siin Keila kandis ja võib-olla sellepärast see Keila mulle nii südamelähedane ongi, kuigi ma ise siin elanud ei ole.